Viplala lood, 8. peatükk. Kook. Taskus hoidsid härra Blom ja Nellatella hirmunult teineteisest kinni. Ka Viplala ja Johannes klammerdusid teineteise külge. Mida elektrik nüüd ette võtab? Paistis, et ta seisab väljas tänaval. Nad tundsid välisõhku ja kuulsid autode põrinat ning liikluspolitseiniku vilet. Äkitselt puhkes nende all kohutav mürin. Mees oli istunud oma mopeedi selga ja käivitanud mootori. Ja siis läks lahti. Nad kihutasid hirmsa kiirusega läbi Amsterdami tänavate. Kostis kära ja müra ning kõik rappus koledasti. Pealegi ei näinud nad pimedas taskus istudes mitte kui midagi. Kuhu ta nad viib? Kas ta nad äkki kohe avastab? Iga hetk võis ta käe mantli taskusse pista ja siis on nad kadunud. Härra Blom tundis enda ühel küljel sigaretipakki ja teisel pool tikudoosi. Muidugi tuleb mehel varsti tahtmine suitsu teha ja siis ta peab käe taskusse pistma. Me peame sigaretid ja tikudoosi oma pea kohale tõstma, karjus härra Blom. Ta võis nüüd täiesti ohutult karjuda, sest mootorimürin mattis niikuinii kõik hääled. Nad upitasid üheskoos sigaretipaki ja tikudoosi üles, nii et jäid ise nende alla kükitama. Iga põrutuse juures kopsasid karbid neile hooga vastu pead. See oli vastik tunne. Ja muidugi, samas ilmuski juba elektriku käsi. Ta haaras sigaretid ja tikud, kuid ei pistnud kätt sügavamale taskusse. Kõik 4 hingasid kergendatult. Johannes mõtles, ma olen alati nii väga tahtnud mopeediga sõita, aga kes oleks võinud arvata, et ma kunagi sel kombel elektriku taskus sõidan. Nad peatusid. Elektrik pani oma mopeedi ära ja astus ühte majja sisse. See pidi olema mingi pood, sest nad kuulsid kellukest hilisemas, kui ta ukse avas. Naise hääl hakkas rääkima. Siin te siis lõpuks olete. Me teatasime rikkest juba 3 päeva eest. Meil oli kuskil tagapool lühiühendus ja me ei tea, mis on selle põhjuseks. Miks te varem ei tulnud? Ja, tööd on palju, vastas elektrik. Vaadake, proua, meil ei jätku töölisi. Aga las ma kõigepealt viskan pilgu peale, mis teil siin lahti on. Ta võttis mantli seljast ja pani selle põrandale. Tulge siis kaasa, ütles naise hääl. Palun, siia poole. Nad läksid minema kuhugi tagatuppa. Johannes pistis pea ettevaatlikult taskust välja ja vaatas teraselt ringi. Siin lõhnas nii imehästi juustu ja vaniljapräänikute järele ja suitsuangerja järele ja apelsinide järele. Tulge aga, siin pole kedagi, kutsus ta. On alles nii vara, et poes ei paista ühtki ostjat. Poeperenaine läks koos elektrikuga tagatuppa. Nüüd ronisid teisedki taskust välja ja vaatasid ringi. Vürtspood, arvas härra Blom. Puuviljapood, arvas Nellatella. Kalapood, tähendas Viplala. Kõik 3 kokku, sõnas Johannes. Ja nõndas oligi. See oli üks neid toredaid hõrgutiste kauplusi, kust võib osta kõiksugu maitsvat söögikraami. Nüüd võime hommikus süüa, hüüdis Nellatella. Mida soovite? Juustu või vorsti? Või, küll siin on nii palju kõike ja küll see kõik lõhnab pead pööritavalt. Õieti me ei tohiks varastada, arvas härra Blom. Aga meil on kole nälg ja me oleme väga väikesed. Ka meie kõhud on pisikesed. Ma arvan, et me võime see ükskord seda kõike siin maitsta. Nellatella asus suure kollase ploomi kallale. Viplala sõi rosinaid ja Johannes oli juustuviilu kätte saanud. Härra Blom polnud veel oma jutuga lõpuni jõudnud. Ta ei söönud, ta muudkui rääkis. Vaadake, ütles ta. Ma leian, et poest varastamine ja näppamine on häbiväärne. Seda ei tohi mingil tingimusel teha. Aga küllap ma saan kõik hiljem hüvitada. Hiljem, kui me jälle õiged, suured inimesed oleme. Tulen ma siia ja maksan kõik kinni. Isa, söö ometi midagi, hüüdis Nellatella. Vaata siia, mul on käes maksapasteet. Ja mina leidsin präänikud üles, karjus Johannes. Kui me jälle suured oleme, jätkas härra Blom, tuleme siia poodi tagasi ja maksame kõik kinni, mis me oleme ära söönud. Praegu pole mul loomulikult raha. Või oodake, see 10 peab mul ju ikkagi taskus olema. Härra Blom pistis käe vesti taskusse ja võttis sealt oma tillukese rahakoti. Sellest rahakotikesest ilmus nähtavale üsna pisike 10 kuldnaline. Liiga väike, pomises ta. Nad ei oska nähagi, mis asi see on. See on ju postmargist väiksem. Ei, jäägu ta parem minu taskusse.
isa, söö ometi, hüüdis Nella-Tella. Võib-olla tulevad nad kohe poodi tagasi. Härra Plomm laskis pilgul rännata üle kõigi nende suurepäraste asjade. Ingveripurkide ja heeringakarpide, mandlite ja keediste, virsikute ja krevettide, küpsiste ja heeringarullide, mandlikookide ja limonaadipudelite. Tal hakkas pea ringi käima, sest kõik need asjad olid nii suured ja neid oli liiga palju seesuguste tillukeste inimeste jaoks, nagu nad nüüd olid. Sealt tuleb keegi. Ruttu, hüüdis Johannes. Poeme peitu sinna kappi, leti taha. Siia, kutsus Nella-Tella. Nad kiirustasid talle järele ja upitasid ennast täis laaditud kapi kõige alumisele riiulile. Riiulil pugesid nad tahapoole, koorejuustupurgi ja suure koogi vahele. Seal oli ohutu ja vaikne. Nad kuulsid poeprouat ja elektrikut jälle üsna lähedal ütlevat, kuid nüüd nad ei kartnud enam. Kui poeproua peaks ka midagi nende riiulilt võtma, võisid nad ennast peita kõige tagumiste purkide ja kookide taha, sest viimaseid oli riiulil palju ja nemad olid ju pisikesed. Me jääme siia õige kauaks ajaks, ütles Nella-Tella. Siin saame süüa täpselt nii palju, kui lustib. Oi, isa, sa pole ju veel üldse midagi söönud. Võta ometi üks tükk selle koogi küljest. Härra Plomm kõhkles. Õieti oli tema arvates täiesti võõras poes, täiesti võõrast inimeste juures võõra koogi kallal nahistamine nii halb, et oma kõhklustest kuidagi jagu ei saanud. Ent lõpuks jäi näljatunne võitjaks. Ta kiskus suure koogi küljest paberi maha ja hakkas hammustama. Meiega, hüüdis Johannes. Ma pole veel ka kuigi palju süüa jõudnud. Nad asusid kõik neljakesi koogi kallale. Aplalt hammustasid nad sellest tükke, kaevasid endid hammastega kooki ja sõid terve tunnelit koogist läbi. 4 pisikest kääbust ja terve suur kook. Siin on palju parem kui lossis, arvas Nella-Tella. Või veel, ütlesid teised täie suuga. Jah, eine oli võrratu, aga pärast tekkis kehv olukord. Nad ei saanud täis kiilutud riiulil peaaegu üldsegi liikuda ning nähtaval ei võinud nad hoopiski ilmuda, sest kogu järgnenud päevaosa oli kauplus inimestest tulvil. Üks ostja läks, teine tuli, mõnikord seisis neid mitu tükki korraga poes. Otse nende lähedal liikus poe perenaise selg. Neil oli igav. Kui igav neil oli. Isegi jutuajamine muutus hädaohtlikuks. Äärmisel juhul julgesid nad sosistada. Õhtul peame endale laoruumis koha otsima, sõnas härra Plomm üsna tasa. Siin on liiga ohtlik olla. Kuskil kaupluse taga peab ju mingi ladu asetsema. Vaevalt oli ta seda öelnud, kui poeproua ümber pöördus ja nende riiulilt sinepipurgi võttis. Seejuures langes ta pilk täiesti juhuslikult katkise paberiga koogile samal riiulil. Härra Plomm ja tema kaaslased pugesid kribinal kõige kaugemasse pimedasse nurka, paari makaronikarbi varju. Sa paharet, hüüdis poeproua. See on nüüd küll lugu. Hiired. Seda kooki on hiired näksinud. Ali! Ali tuli jooksuga. See oli umbes 15-aastane tüdruk. Ali, vaata ometi. Meil on hiired majas. Tee kogu see riiul otse kohe tühjaks. Kas kuulsid? Vaata, kas seal on hiire musta ja tee kõik puhtaks. Täna õhtul peame lõksu üles panema ja kassipoodi laskma. Kujuta vaid ette. Hiired. Mul pole juba 10 aastat ühtki hiirt äris olnud. Tee otse kohe riiul puhtaks, Ali. Ja, proua, kostis Ali. Pisikesed olevused riiuli tagumises nurgas värisesid hirmust. Mis nüüd teha? Nüüd avastatakse nad kahtlemata. Võimatu oli sellelt riiulilt teisele ronida ilma, et neid nähtaks ja kohe silmab Ali neid, nii pea kui ta pakid ja purgid ära tõstab. Nad vahtisid üksteisele abitult otsa ning Nella-Tella hakkas nutma. Viplala silmadesse ilmus jälle kuri pilk. Ta oleks parima meelega kõik poes viibivad inimesed kiviks muutnud, kuid härra Plomm ütles talle tasa. Ei mingit inistamist. Said aru? Jah, isa. Ei, isa, vastas Viplala. Jääb ainult loota, et nad meie vastu ebaviisakad ei ole, lausus härra Plomm värisevi hääli. Eks me näe. Seal oligi Ali harja ja lapiget puhastama asuda. Ta tõstis esimesed purgid ja pakid riiulilt. Veel polnud ta midagi silmanud, sest nad istusid kõige tagumises otsas. Korraga
kostis tänavalt vinguv pidurikrigin. Kokkupõrge, hüüdsid ostjad ning tunglesid ukse alla ja akna juurde vaatama, mis on juhtunud. Ka poeproua ja Ali jätsid kõik sinna paika ning ruttasid vaatama, kas on tõesti juhtunud õnnetus. Ent tegemist polnud mingi tõelise õnnetusega. Lihtsalt ääre pealt oleks kokkupõrg aset leidnud. Kõik pöörasid ringi ning läksid tagasi leti juurde. Ka poeproua ja Ali jätkasid oma tööd. Liiklus on praegusel ajal ka nii hädaohtlikuks muutunud, tähendas poeproua. Ali, kas sul on riiul puhas? Ma ei näe mingit hiiremusta, proua, ütles Ali. Tõstsin kõik pakid ja purgid riiulilt ära, aga siin pole midagi. No, seda parem, lausus poeproua. Laseme aga täna ööseks kassipoodi. Põrandal suure juustuvirna taga istusid härra Plomm, Viplala, Nellatella ja Johannes ning judisesid. Sel ajal, kui kõik õnnetust vaatama tõttasid, olid nemad end noolekiirul riiulilt maha libistanud ja paari hetkega silmanud endal uue pelgupaiga. Ent kui kaua nad siin julged võivad olla? Kui kaua? Kas need siit siiski ülesse leita?